Järjekordne auto on meil ette võetud ja sedapuhku Ford Fiesta. Meil pole ammu sellist väga väikest autot olnud, aga tõepoolest üks on meie tabelis nüüd ühel kuul tippu jõudnud. Mis ta nii väike on, et põhimõtteliselt on sama suur kui esimene Focus, et ma huvi pärast vaatasin, et kui suur nende pikkuse erinevus on ja 13,5 sentimeetrit ainult. Nii et tegelikult see on ka selle auto lühiiseloomustus, et ta on küpsem, täiskasvanum, tasakaalukam, aga tema häid sõiduomadusi ei ole õnneks ära rikutud. Kui käisid juba ka tegelikult ise pikemalt seda autot proovimas, räägime siis mingisugustest eelistest, võib-olla meie saates väga tihti sellisest keskklassist väiksemad autod ju eetriaega ei saagi. Jah, et selle auto ostmine, see saab olema suhteliselt keeruline, sellepärast, et teda hakatakse pakkuma väga laia sellise paketi valikuga ja see personaliseerimisvõimaluste arv on ka oluliselt suurem, kui see vanasti oli. Et täna on see auto saadaval juba 5 varustuses. Järgmine aasta esimeses pooles tuleb juurde veel linnamoosturit meenutav Active ja lisaks sellele siis ST-mudel, mida kõik kähkusõiduhuvilised ilmselt ootavad. Lisaks on olemas veel hästi luksuslik Vignale, nii et see saab olema keeruline, valik on hästi suur. Mina sõitsin 1-liitrase EcoBoost mootoriga, mis arendas 100 hobujõudu ja see auto teeb kõik asjad ära, mis vaja. Et Fiesta on eeskätt linnaauto, siis mina hääletaksin 2 käega bensiinimootori poolt ja linnaauto võtmes turbodiisel tuleks vist tänaste soovudusjätega heaga rahule. Mitte, et Fiesta oleks maanteel kuskilt otsast halb auto, pigem vastupidi, aga siiski bensiinimootor ja just see 100 hobujõudu, see on ilmselt selline kõige optimaalsem valik.